Kuigi Eesti jalgpall on eelmise sajandi 20. aastate keskel üpris nooruke, arutab alaliidu juhatus korduvalt jalgpalli ajaloo uurimisega seonduvat. Jalgpalliliidu tellimusel hakkab 1925. aastal ajaloomaterjale koguma ja korrastama Julius Reinants. Mees on mängijana olnud tegev juba 20. sajandi esimesel kümnendil. Korra käinud Reinants isegi rongis jänest sõites Peterburis, kus nägi ühe Inglise meeskonna mängu ja pani kõrva taha uusi nippe. Tollasest Venemaa tsaaririigi pealinnast sõitnud ta tagasi koerte vagunis. Reinants on ühe meie esimese meeskonna Meteor loojatest ja sellele nimepanija. Ta osaleb ka Eesti jalgpalli sünnipäevaks peetavas mängus, milles Meteor võitis 1909. aastal Merkuuri 4-2. Julius Reinants on muuhulgas Tallinna jalgpalliklubi ja Eesti Jalgpalliliidu üks asutajatest, kuuludes mõlema organisatsiooni juhatusse. Tema ettepanekul hakkab 1925. aastal Eesti koondist moodustama tehniline komisjon. Ta on olnud meie koondise esindajaks, aga vilistanud kohtunikuna ka ühte Eesti kodust maavõistlust. Reinants on FIFA kategooria kohtunik, kes muuhulgas juhtinud Soome-Rootsi maavõistlust. Tema kogutud materjalid ilmuvad artikli kujul 1926. aasta alaliidu aastaraamatus. Julius Reinantsit võib pidada meie esimeseks jalgpalli ajaloolaseks, keda ajaleht Uudisleht Läti Hendrikule viidates nimetab tabavalt Eesti jalgpalli ajaloo Läti Hindrekuks. Reinantsi kogutud materjale on kasutatud ka okupatsiooni ajal ilmunud raamatus Jalgpall minevikust tänapäevani.